No see, mida te nüüd kuulsite, oli teooria ja nüüd algab praktika. Me oleme oma kaamera ja mikrofoniga tulnud otse võrgu põlvkonna keskmesse. Me oleme Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumis ja meiega koos on siin 12. B-klass ja me hakkame neid nüüd küsima, kas see, mida te kuulsite, vastab tõesti tõele. Nii et tere teile ja palun siis käe tõstmisega märku anda nendele küsimustele vastused. Et palun siis esiteks tõstke käed need, kellel on kodus internet. Nii, 100% praktiliselt, kõigil on kodus internet. Kes teist on internetis päevas üle 1 tunni? Tõstke käed. Nii, jätke üles, kes üle 2 tunni, üle 3 tunni, üle 4 tunni, üle 5 tunni. No nii, üle 5 tunni on mõned ka olemas. Nii, tõstke käed need, kes mäletavad seda, kuidas te esimest korda arvutit kasutasite. Et ühesõnaga, siis need, kes seda ei mäleta, on teooriast on ju digital natives, et see on umbes pool ja pool, et need, kes mäletavad veel esimest korda ja need, kes üldse ei mäleta, kes on nagu sündinud arvutimaailma sisse. Nii, tõstke käed need, kellel on Facebook. Ja praktiliselt 100% jällegi. Nüüd tõstke käed need, kellele meeldib rohkem grupitöö, nagu teadmiste kontrollina grupitöö, kui üksi teadmiste kontroll, ehk siuke kontrolltöö moodi asi. Kellele meeldib rohkem grupitöö? Jah, kõigile meeldib rohkem grupitöö. Ja nüüd on viimane otsustav küsimus. Tõstke käed need, kes on otsustanud, kui te siin kooli lõpetate, minna IT-d õppima. Ja ei ole sellist kätemerd nagu enne, aga mõned käed siiski on 3 kätt. No ma küsin siin, kuidas su nimi on? Karl. Miks sa siis oled otsustanud IT-d minna õppima? Sest on olnud juba mitu aastat huvi selle ala vastu. Mis sa oled nagu teinud selleks, et see unistus teoks saaks? Eriti palju mitte midagi. Olen koolis võtnud lisakursuse programmeerimise jaoks ja ise natuke internetist asju uurinud. No, kuidas sa tunned, kuidas suhtumine on inimestesse, kes tahavad minna IT-d õppima? Et väga palju teid siin klassis ei ole, kas see on nagu positiivne asi või ei ole? Pigem positiivne, et IT-inimesi on ikka vaja. Aga miks neid nii vähe on siis, kes IT-d tahavad minna õppima? Ma ei tea, võib-olla liiga palju matemaatikat või liiga keeruline matemaatiline, et võib-olla see pärast kardetakse natuke. Selge, suur aitäh!